Terav ora on meile väga vajalik õppus. Selle aasta õppus on fokusseeritud diviisi tagalaala julgestamisele ja Kirde-maakaitse ringkonna rolli selles, et on erinevad proovikivisid, katsume neid lahendada, saame kindlasti targemaks, kuidas seda paremini teha. Mis on oluline see, et sellel aastal on diviisi suurtüki ja erinevad kaudtulevahendite üksuse juhtkonnad meil õppusel, mis annab kindlasti hoopis parema ja reaalse pildi sellest, mis on need probleemid, mida me peame lahendama ja kuidas paremini tulevikus reaalses sõjalises operatsioonis koostöö peaks toimuma. Kirde-maakaitse ringkonnaga 2023. aastal liidendatud reservväelased võtavad osa ka õppusest Terav ora. Kuidas õppusel läinud on? Siiamaani täitsa hästi selles mõttes, et tegevust on, uusi asju saab teada, et tundub, et asja ette läheb. Mida te selle õppuse raames nii eelmisel aastal kui ka tänavu õppinud olete? Hästi oluline osa on käsuliin, käskude, igasuguste raportite, reppide edastamine. Siiamaani on mul see siin meeldinud ja see tundub päris põnev minu jaoks. Oled õppusel esimest korda? Ja ma olen õppusel esimest korda. Mida oled enda jaoks õppinud? Ma olen õppinud, kuidas erinevaid Päästeameti staape liigutada. Siiamaani on väga hästi läinud. On saadud palju rohkem kogemusi juurde, mis eelmine aasta isegi ei õpetatud, siis nüüd on palju suurem, palju rohkem on vaja meelde jätta, palju rohkem teha ja kõike. Eelmisel aastal ma olin täiesti teises valdkonnas, olin evakuatsioonirühmas ja seal oli lihtsalt, julgestasin ja kõike seda, aga seekord ma olen täiesti teises rühmas ja seal on palju rohkem vaja teha, et palju rohkem õppimist iseendale ka.